No nii, tervist, meiega on täna Maksim Podoluzhin. Viimane mäng Paidega 1-1. Kas te olete sellest tulemusest üle saanud, edasi liikunud? No jaa, siuke mäng. No esimene mäng nagu alati on raske mängida. Isegi kui on vastas Paide või ma ei tea, võib-olla teine meeskond, see ei ole nii tähtis, aga niikuinii esimene mäng on raske. Alguses oli siuke vastik tunne, aga pärast, ma arvan, pärast kaheks treeniks juba kõik korras, siis hakkasime mõtlema järgmisele mängule, mis seal toimub, mis hakkame tegema. Ja ma arvan, et praegu ainult järgmine mäng peas. Järgmine mäng on nüüd pühapäeval Kuressaare vastu. Mitu aastat pole Levadia enam Kuressaarega mänginud, et mis sa tead sellest meeskonnast, kas nad kujutavad ohtu meie jaoks? No tean, et mängisime nendega vist väga ammu, aga praegu mitte ühtegi informatsiooni nende eest ei ole. No, mis on öelda nendest? Niikuinii me mängime oma mängu, üritame teha kõik head võimalused, et väravat lüüa ja ongi kõik. See on ainuke asi, mis meil on vaja praegu teha. Selge. Ja kas peamine fookus on siis hetkel väravate löömisel või rohkem taga nulli hoidmisel? No see on nagu sarnased asjad, et niikuinii on vaja hoida nulli tagant ja niikuinii on vaja samamoodi lüüa väravat. No ma arvan, et prioriteediks on praegu rohkem väravat lüüa, et meil oli ju Paidega palju võimalust, aga ei suutnud seda realiseerida. Ma arvan, et praegu võtame kõik hästi ja saame need väravat lüüa korralikult. Super, ja midagi fännidele pühapäevaks? Tulge meie mängule, toetage meid, olge meiega ja siis me näitame oma hea mängu. Super, aitäh sulle, Maks! Aitäh!